Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid, head vaatajad. Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid on tegelikult viimased inimesed, kes saavad tulla siin ja hakata moraali lugema. Ja miks sotsiaaldemokraatidest olemegi pikemalt rääkinud, sest nendest tulebki rääkida, sest nad on osa probleemist, kõikidest nendest probleemidest, mis täna ühiskonnas on. Ja probleem on ka selles, et nad on silmakirjalikud. Sest nemad aitasid kaasa ebavõrdsuse kasvule. Mäletame esimene asi, võtsid ära lastetoetused, viisid sisse käibemaksu tõusu, tulumaksu tõusu, siis läksid kaasa ka uute käibemaksu ja tulumaksu tõusu otsustega. Täna on nende tühistamine. Ta on mitmed eelnõud, et tahaks näha, et kuidas siis hääletatakse. Korra, mis puudutab ka konkurentsiseadust, et seda mainiti. Paljud poliitikud polnud isegi kursis, mis teemaga tegemist on. Ja kui keegi soovib tutvuda esimese lugemise protokolliga, stenogrammiga nii komisjonis kui siin istungil, siis minu seisukohad on alati olnud samad. Küll aga sotsiaaldemokraadid on need, kes pidevalt oma seisukohti muudavad. Nüüd korruptsiooni osas. Väga oluline küsimus, et ma arvan, et Lauri Läänemets peaks palju tihemini minuga suhtlema ja tulema ka korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks. Et temast oleks väga palju abi. Ja ma arvan, et selle küsimuse, Porto Franco küsimuse võikski teha avaliku istungi, kutsuda sinna kõik endised praegused Keskerakonna liikmed, Jüri Ratase, Jaak Aabi, Tanel Kiige, Mihhail Kõlvarti, miks mitte? Et rääkida kõik erakonnad koos, arutame. Et kahjuks nüüd on nii, et meil ongi selline nagu kaasvastutus tekkinud, et kõik erakonnad on just selle Porto Francoga seotud. Lähme selle eelnõu juurde. Ja eelnõu juurde ka kohe. Ja see, mis puudutab Mihhail Kõlvartit, et kas Mihhail Kõlvart on kriminaalkorras karistatud? Kas tal on esitatud süüdistus? Kas tal on esitatud kahtlustus? Ei ole. Aga kui teil on mingi teadmine, et kuskil 10 miljonit on kanditud, siis esimene asi, mida te peate tegema, te peate minema politseisse ja siis sellest teatama. Te olete siseminister, ma arvan, et teie teate, kuidas need asjad käivad. Endine siseminister. Ja samamoodi ja mis puudutab seda korruptsiooni küsimust, et minul on jätkuvalt küsimus, et kui sotsiaaldemokraadid seda absoluutselt ei talu, mida siiamaani teevad Tallinna äriühingutes inimesed, kes on korruptsiooni kahtlusega. Et see on siis järelikult selline valikuline. Et siis need inimesed sobivad täpselt nii kaua, kuni nad aitavad sotsiaaldemokraatidel võimul püsida. Ja täna selle eelnõu puhul ka täpselt samamoodi selline silmakirjalikkus. Esimesel lugemisel, kui Keskerakond tegi katkestamise ettepaneku, tagasilükkamise ettepaneku, siis sotsiaaldemokraadid muidugi seda ei toetanud. Nüüd, kui sotsiaaldemokraadid on sattunud opositsiooni, on äkitselt avastatud, et puuetega inimeste koda polnud rahul, on leitud arvamuskirjad. Enne seda see absoluutselt ei huvitanud. Täpselt nagu puuetega inimesed ei huvitanud sotsiaaldemokraate automaksu puhul, kus siis vähe sellest, et alguses oli erisoodustus neile, kellel puhul oli auto ümber ehitatud, siis mida tegid sotsid, kus Eesti 200 Reformierakonnaga, nad võtsid isegi selle erisoodustuse ära ja võtsid igasuguse soodustuse puuetega inimestelt ära. Ja nüüd täna tuuakse puuetega inimeste koja arvamus siia ette ja sellest räägitakse. Ma mäletan, kui me siis tegime need muudatusettepanekuid, automaksu puhul rääkisime sellest, siis ei huvitanud need kirjad. Ja need kirju oli väga palju. Siis huvirühmade arvamus ei huvitanud. Ja nüüd täna rääkida, et ikkagi see eelnõu ei ole selline, nagu oleks soovitud, see on jällegi üks osa sellest silmakirjalikkusest. Et ma võtaks veel 2 minutit lisaaega, kui tohib. 3 minutit lisaks. Aitäh. Ja nüüd edasi liikudes üleüldse sellise nagu suhtumisega, et miks siis Keskerakond ründab sotsiaaldemokraate? Ei, me ründame neid erakondi,
kes on teinud meie rahva vaenulikke otsuseid viimased 2 aastat. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. Ja see, et täna sotsiaaldemokraadid on opositsioonis ja püüavad teha nägu, et nad on nende samade otsuste vastu, mille nad ise töötasid välja, mis on nendega koostöös tehtud, nende kooskõlastusringi läbinud, siis see on just see silmakirjalikkus, millele me tahame täna tähelepanu pöörata. Et Eesti 200 ja Reformierakond, et nemad ei varja, et need ongi nende otsused, et nemad tahavadki nendega edasi minna ja nemad hääletavad nende poolt. Aga siin sotsiaaldemokraatide puhul ongi see probleem. Nemad valmistasid kõik need eelnõud ette, kõik need otsused ette ja täna opositsioonis nüüd teevad nägu, et teate, aga tegelikult meie ei teinud, me ei tahtnud neid otsuseid. Ja ega tegelikult see valitsus tegi halba tööd. See valitsus, kus te ise olite valitsuse liikmed. Ja just seda silmakirjalikkust peavad inimesed nägema. Ja muidugi, nagu juba eelkõnelejad minu erakonnast on öelnud, et meie seda eelnõud ei toeta ja teeme katkestamise ettepaneku. Aitäh!